kui kaua sa leiutamisega tegelenud oled? Nii kaua, kui ma mäletan. Ja kui vana sa praegu oled? Praegu ma olen 13. Wow. Ehk siis juba 2-aastaselt või umbes niimoodi, kui jalad alla said ja kätega said kuskile ligi, siis juba hakkasid leiutama. Võib-olla mitte nii kaua, aga jaa, väga kaua. Kus sul need ideed tekivad? Ideed tekivadki igapäevastest probleemidest, mida ma siis mõnel suvalisel hetkel märgan, et oota, see vajaks natukene parandamist, et see vist võiks olla natuke parem. Räägi, mis sa täna meile siia oled kaasa toonud? Mis leiutis see on? Täna ma olen siis kaasa toonud rulluisutuled. Rulluisu peal on siis tuled, mis valgustavad sind nii teistele, kui ka teevad sinu enda teed heledamaks. Et see tuli siis, kui märkasin, et autojuhid ei näe neid rulluisutajaid pimedas. Ning siis siin ongi esituli ja tagatuli, et autojuht saaks paremini... Need saab käima ka panna, jah? Jah, see on võib-olla parem. Siin on isegi mitu erinevat valikut. Aga esisele tule saab ka ju panna, ma eeldan tööle? Saab. Ja kuidas need LED-tuled tööle käivad? Siit seest. No kõik tuled ja viled on siin komplektis olemas. Need ma vist valiksin jõuluturule. Ma sõidaks iga päev sellistega. Päris äge minu meelest. See on nagu kõigile nähtav, pluss see pop ja popikas ka. Nii, aga Saara, sul tuleb idee, sa näed, et midagi on vaja parandada, midagi on vaja mugavamaks teha. Mis edasi? Siis ilmub joonis. Nii. Joonis ilmub siis kodus, kirjutuslaua taga, kus siis... kus siis võib-olla see esimene prototüüp on natukene ulmeline, et võib-olla on sellel liiga palju lisasid, kuid siis lõpuks ikkagi tuleb see, kuidas ma ütlen, perfektsus. Nii ja joonis on valmis. Mina sealt enam edasi oskaks minna. Kuidas sa... Ma ei oskaks joonisti teha. Siis tuleb leida kodust käepärased vahendid, millest siis esimene prototüüp kokku klopsida. Wow. Ja kui esimene prototüüp valmis, siis hakkad seda seal igatpidi timmima ja paremaks tegema. Ja lõpuks on siis lõplik produkt. See võib-olla pole veel lõplik produkt, et siin on mõned vead, mida võib-olla saaks parandada. Mida sa soovitaksid kõigile meie vaatajatele, kes soovivad sellest konkursist siis osa võtta? Ma soovitaksin neile enda ümber ringi vaadata, sest igapäevases elus võib olla neid probleeme rohkem, kui suudate arvata. Ja neid probleeme, mida saab lihtsalt lahendada, on ka veel rohkem. Aitäh, Saara, meile külla tulemast! Ning kui teil tekkis mõni hea idee, mida võiks leiutada, siis konkursile on aega registreerida ennast 15. oktoobrini. Kõik registreerima! Ruttu!